tere hommikust! Põhimõtteliselt kell on umbes 11, ma ärkasin üles pool tundi tagasi, vaatasin TikTok'e, tavaliselt ma ärkan üles umbes kell 12, aga kui ma pean täna võtma džimmi enda juurde paariks päevaks, siis mul on vaja veits asjatoimetusi vaja teha enne, kui ma ta kätte saan. Seega teen praegu ma skincare. Ma pesin just hambad ära ja siis me lähme ja teeme asjatoimetusi. Esimene peatus Ülemiste keskus. Mul on vaja osta džimmile mingi uus tärimisasi, kuna tal oli üks siuke elevandi nagu pehme mänguasi, mille ta on täiesti ära närjunud niimoodi, kogu sisu ja kõik on väljas. Eks mul on vaja talle midagi närimiseks. Siis ma käin toidupoes, ostan endale džimmile süüa. Siis ma võtan kohvi, siis ma vaatan Tigerist Halloweeni kavastusi. Ja siis ma olen Ülemistes alles vaatama. Ma ei saanud tööpäevani, miks te kõik Rimmis olete. Ja türa ma ei võtnud poekotti. Ma olen imbetsil. Ma olen imbetsil. Ma olen nii loll. Dumb bitch hours. Teralli tulin poes sisse ja siis nagu ma ei saa seda münti kärusse ja siis see münt kukkus maha. Siis ma lõpuks sain ja siis ma kukkus rahakotist veel üks münt maha ja siis ma kukkus käekott maha. Annete teie kohvi mulle. Nii, poodides on käidud. Nüüd mul on vaja minna pakendikeskusesse ja osta pappkaste, kuna ma kolin varsti ja mul oleks hea alustada kolimist, kuna mul ei ole piisavalt palju energiat hetkel, et nagu palju asju korraga teha ja ma sain just nagu poekoti autosse tõstes aru, et see poekott on nagu liiga raske ja ma ei jaksa seda üles nagu oma korterisse tassida. Oht oli lihtsalt see, et ma võin pildi tasku panna, et hästi läheb. Ma ei tea, pean 2 korda käima või ma ei tea, mida ma teen. Nii, me oleme kodus tagasi. Ma ostsin 5 pappkasti selle rulliku, milles on see teip vahel, et oleks lihtsam neid kaste kinni panna. Ma loodan, et sellest 5 piisab. Need on suht pisikesed, aga ma võtsin selle järgi, et ma ise nagu suudaksin käed ümber panna ja tõsta neid. Ja kui ma kolisin, siis mul oli 3 kohvrit, tegelikult 4, aga see üks on suht väike. Ja siis ülejäänud asjad olid nagu mingis seljakottides ja nagu nendes suurtes riideskottides. Ja ma kuidagi handlisin ära, aga nüüd ma olen nii palju jalanusid ja riideid ja tehnikat juurde ostnud, et ma olen nendes kastides piisab. Aga ja, ma pean 2 korda käima, kuna ma ei saa ühe korraga neid asju üles viida. Joo. Okei, nii ma ostsin ennem Pärnust siukseid Halloweeni kaunistusi, aga kuna minu korter on suhteliselt suur, siis need on ainult nagu paaris kohas põhimõtteliselt. Magamistoas näiteks üldse ei ole. Siin, excuse the mess, see on enamus seal lihtsalt ravimid ja igast plaastrid. Aga see näiteks, see on üks mu lemmikumatest kaunistustest. Ja siis siin vist isegi ei ole, mingid väiksed ämblikud on meil siin. Siis siin külmkapi küljes on üks skeleton.
Siis siin on üks skeleton, mis peaks pimedas helendama. Aga kuna valgusrööstus on nii suur, et isegi öösel siit kumab seda linna valgust läbi, siis seda ei ole otseselt näha. Ja siis siin on mingi küünlad. See on tegelikult rahakassa, mis mul sitaks kaua olnud juba. Ja siis siukene asi ja siis mingid Halloweeni kommid. Aga ja ma ostsin paar asja juurde. Esimeseks on Jimmy mänguasi. Loodan, et te seda väga katki ei tee. Siis see on pakkastide jaoks. Võib-olla te märkasite, et need Halloween kommid mul on tavalises kausis, aga see on siukene korvikene kõrvitsa peaga ja tal on sees nagu mingi diskokõre põhimõtteliselt. Et see läheb ka sinna laua peale. Ma panen kommid hoopis siia sisse. Aga need teised kaks ma tegelikult võtsin selle pärast, et isegi kui ole Halloween, siuksed asju müüda väga igal pool. Ja mulle meeldivad kõik asjad, mis on pealuudega. Et see on siis klaasis pealuu joogi tops kõrrega. Ja see on pealukruus. Siukene. See oli 3 eurot, see oli 2 eurot. Ja kui ma eksi, siis see korv oli äkki 4 eurot. Ja see oli Pet City's, see oli mingi 7,99 äkki. Ja see oli ka mingi 7,90 midagi. Nii, siis toidupoe haul. Pet, kuna Tallinna kraani vesi, vähemalt minul siin maitseb nagu kloor. Siis munanuudlid, kuna ma teen loommeini õhtul. See on siis nagu vokiroog. Siis kaarahelbed, kuna Jimil on väga tundlik seedimine ja hommikuti ta saab putnu. Ehk siis ma saan ka hommikul siia putnu. Mul on muidu kiirkaarahelbed, aga need ei ole nii head, ma ostsin neid jämedaid kaarahelbeid. Paprikavoki sisse. Kuna ma arvan, et koerale ma ei hakka laktoosivaba piima andma, kuna nagu ma ei tea, äkki see mõjub halvasti või midagi. Ja siis õhtul, kuna Jimil on hetkel pask lahti, siis õhtul ta saab keefiri. Ja keefiri juurde ricotta kohupiima. Siis ma sitaks armastan hapukurki. Mul on siin piprakurk ja mingisugused väiksed rimid delikatesskurgid. Ja siis üks porgandi roheline sipul voki juurde. Ja mandariine. Nüüd ma korraks kaan ära, kuna ma pean kõik asjad ära koristama. Pean Johanni nagu levelilt kõik maa puhtaks tegema, kuna ma ei taha, et ta mul kõik asjad läbi närib. Ma räägin siis juhtmetest ja asjadest. Ma olen selle korteri deposiidi juba tagasi saanud, et see on nüüd nagu viimased paar päeva, kui Jim on siin. Nagu paar päeva, kui on veel võimalus midagi läheb pekki, kuna nagu ma olen üksi, mul on ühe korra käinud nagu inimesed külas, mis sai kinda pidu, aga nagu neid inimesi äkki mingi 5-6, et poole aasta jooksul nagu üks istumine. Mul on see prausalt on lihtsalt, mulle meeldib oma kodus üksi olla, eks ole, mulle meeldib koristada teist järelt, mulle meeldib, kui asjad on laiali, ma alati kardin, et keegi teeb midagi katki, et jaa, ma olen koristama. Mul ei ole enam energiat, absoluutselt mitte, mis äkki tein midagi hullu, ma lihtsalt nagu panin kõik asjad oma kohtadele ja panin riidekappi ja pesin mõned nõud ära, mis nõudepesumasinas ei mahu ja nagu need on täiesti tavalised asjad ja mul on siuke tunne, nagu ma oleksin just maratoni jooksnud. Kes ei tea, siis ma Snapchati vahendusel olen veits rääkinud, mul on põhimõtteliselt nagu tervisega jaamastine. Täpselt ei tea, mis see on, aga ilmselt on midagi kõhunäärmega ja nagu null söögiisu. Lisaks ma saan või tohin süüa ainult nagu mingi põmpsist enam-vähem nagu mingi vegan eridieet, nagu ma muud ei saa süüa, kuna instantly hakkab kõht valutama. Mul on null energiat, mul vahepeal viskab iivelduse, mul on kogu aeg siukene madal palavik, ta kõigub siuke 37,5, vahepeal viskab 38, õhtul viskas 38 ja lihtsalt ei ole energiat, see on täiesti haige, vahet ei ole, kui palju ma magan, kui palju ma seda tervislikku asja söön, nagu vahet ei ole tegelikult, kui palju ma tervislikult toitun või kui palju ma magan, mul lihtsalt ei ole energiat. Ainuke asi, mida ma nagu luban endale, mida ma tegelikult ei tohiks juua, näiteks kohvi. Aga nagu I need that shit. Kuna muidu mul on veel mulle, kuna ma olen nagu kofeiini sõltlane põhimõtteliselt ja need kofeiini võõrutusnähud, kui sa jätad kohvi joomis ära, suht hullud ja mul on niilisid tolle hetkel, seega ma just nagu jätan selle kohvi maha jätmise võib-olla mingiks muuks ajaks.
aga jaa, ma pean nüüd koerale järgi minema. Sõidan Jimile järgi ja... Mulle ei meeldis iPhone'i uus update, kuna ma ei saa automaatselt nagu korraks sisse zoomida, vaid ma pean nagu eraldi vajutama mingi 2 korda ja siis sellega niimoodi mängima. Kinda annoying. Jimmy, mis sa teed? Gameplan on siuke, et ma teen ühe kasti valmis ja proovin midagi pakkida. Ma ei tea, kas äkki jalanud või... Ma arvan kosmeetika tegelikult, kuna mul on liiga palju stuffi seal vannitoas. Jah, proovib kosmeetikat pakkida. Mul on nii sitt olla. Võilas on selle väest, ma ei ole eriti midagi tegelikult sööma. Ühesõnaga ma proovin pakkida ja siis mingid jõul ma teen süüa, siis ma lähen Jimile süüa, siis õhtul ma lähen temaga jalutama ja siis suht varem magama, kuna ma sitaks väsinud. Ma tegin õhtusööki ja siis ma magasin Jimiga 2 tundi. Ja siis ma andsin Jimile süüa ja siis me käisime jalutamas. Nüüd ma ootan Todopitsast oma brošetasi. Ja mulle peaks kohe jõudma. Või tule sealt kella. Jimmy ei saa mitte midagi aru.